10 000 autod ületavad igal argi hommikul Tallinna linnapiiri, tuues siia inimesi tööle, kooli, aga miks mitte lasteaedadesse. Asi pole selles, et autojuhid oleksid laisad ja ülbed. Asi on hoopis selleski, et meie transpordiühendused ei toimi. Näiteks kas või selline ühendus rong pluss buss. Raudteetaristu ettevõte teeb remonti, aga ei teavita piisavalt ette ja me ei jõua oma graafikuid muuta õigeaegselt. Ehk see viimane 5 karikasse, mis saigi, oli siis eelmine teisipäeva õhtul tuli meile muudatused, mis hakkavad kehtima alates homsest ehk 24. november ja faktiliselt ei ole neid võimalik sellisel moel muuta, et ka inimesed saaksid informeeritud. No aga mis see ühe tavalise reisi jaoks tähendab? See tähendab seda, et kes täna kasutab oma liikumiseks nii rongi kui bussi, see võib tähendada seda, et nad tegelikult ei saa enam ümber istuda õigeaegselt ja rong võib olla ära läinud, kui buss jõuab ja see on probleem. Edelasuuna muudatused me tegime ära, ehk et Rapla suund sai muudetud välja arvatud liin 199, millel hakkab siis uus sõiduplaan kehtima 1. detsembril, aga Lääne-Virumaa muudatused on kõik alles nädala pärast 1. detsembril. Ka Elroni jaoks tegelikult tuli sõiduplaani esmane kavand maia 29. oktoobril. Et siin juures võib küll mõelda, et see oli 6 aega varem, aga esmase kavandi järgi ei saa veel sõiduplaane teha. Siis hakkab selle detailne ülevaatamine, läbirääkimine, kooskõlastamine. Nii et ka tegelikult Elroni jaoks sai sõiduplaan valmis ja informeerimiskõlbulikuks alles 18. novembril. Ehk sellest vaatest me oleme ühistranspordikeskustega kahjuks täiesti samas paadis. Muideks Viljandimaal on täpselt sama murega. Nemad said kõigest 5 päeva ette teada, et Elron kavatseb muuta sõidugraafikuid ja kätt südamele pannes 5 päevaga ei ole võimalik koos toimima panna nii bussi kui rongi. Alates homsest ei sõida Viljandist välja hommikul ainult 1 rongi väljumine ja õhtul pärast tööpäeva koju saamine Tallinnast muutub väga keeruliseks rongiga, sest pärast kella 5 järgmine siia Viljandisse sõita on alles kella 8. Täna praegusel kehtiva sõiduplaani järgi on see pärast kella 5 ja inimesed on ka sellega harjunud olnud. Ja meie probleemiks täna ongi siis see, et kuidas selline sõiduplaan üldse tekkida sai. Öeldakse, et see on seoses raudtee remondiga, aga meie teada raudtee remonti Viljandi suunal ei toimu. Ma olen väga pettunud selles, et sellist koostööd täiesti Elroniga pole olnud. Viljandi sõiduplaani muudatus on puhtalt tehtud klientide tagasiside pealt. Ehk kui me monitoorime igapäevaselt nii tagasiside, mida kliendid meile annavad, kui ka seda, siis kui palju on reisijaid peatuste kaupa, siis need muudatused on ikkagi seotud reisijatele teenuse paremaks tegemisega, mitte sellega, et me kohe üldse ei tahaks arvestada. No kas te plaanite ka taristu omanikega ühe laua taha istuda ja võib-olla siis ka bussifirmad kaasata? Jaa, plaanime küll, et eelmisel nädalal sai ka info välja saadetud, et järgmine nädal võiks alustada seda protsessi ülevaatamist selliselt, et kuidas seda üldse nii üles ehitada, et taristuremondid ei jääks venima, mis on samamoodi oluline, aga samas nii Elron kui ühistranspordikeskused saaksid info piisava varuga ette.